Radio.tre.ee Ja täna on meil külas keegi teine kui Koit Toome isiklikult. Tere Koit! Tere! Kuidas on su uus aasta alanud? Küsime kõigepealt niimoodi. Tänan küsimust. Täitsa hästi. Ei saa kurta. Ja oled kõiksugused tiitlid siin omale kotti nii-öelda pistnud, et aasta hitid ja vist teist korda järjest juba ja teiste raadiot edetabelid ja su albumil on ka väga hästi läinud. Et mis sa üldse arvad, kuhu edasi on siit pürgida või mis siin motiveerima peaks? No ma arvan, et eks see muusika armastus, see on üks asi, mis nagu edasi drive'ib ja tahaks ju ikka häid lugusid edasi teha, et ei saa nagu, pole mõtet jääda nagu pillekotti nurka visata, et selles mõttes, et tahaks igasuguseid, tahaks edasi teha, sest praegu on just kõik nagu ilusasti käima läinud ja tööle saanud. Meil on bänd, toimiv bänd, me esineme klubides, meil on uus plaat, uued lood, aga samas on vaja edasi teha, nii et ma arvan, et eks kindlasti arenguruumi on niikuinii alati ja mingi hetk tahaks hakata ka uut muusikat tegema. Seda on olnud hea meel kuulda ja seda, et sa tõesti muusika armastusest asja teed, on näha seepärast, et nii kaua orbiidil püsida nii-öelda aktuaalselt ja tõesti nii vägevat, kas võib öelda comebacki teha. Võib küll, ma arvan. Jah, et ja meie raadios ka näiteks mälestused ja nädalalõpp on tõesti soovisaate küsituma tood olnud terve lõppenud pool aasta. Aga kui sellest albumist kaugele siit rääkida, siis kuidas üldse sündis see album? Kus sa inspiratsiooni korjasid endale selle? Tegelikult ma hakkasin oleneb, on meil aega või meil ei ole aega? Meil on aega, siis ma nii lühidalt ei räägi. Et tegelikult kõik algas enam 95. aastal, et kui ma hakkasime Code One'i omal ajal tegema. Tollel ajal mina olin alles just värskelt keskkooli läinud. Ja alguses mina küll ainult laulsin, et ma laule ei kirjutanud ja Mikk Targo ja teised mehed kirjutasid nagu laule. Aga mul oli hea nende kõrvalt nagu jälgida ja õppida, mismoodi see asi käib ja üks hetk nagu tundus, et tahaks nagu ise hakata ka proovima lugusid kirjutama ja tegelikult oma esimese tuuri rahadest kunagi ma ostsin oma esimese sünteka ja ma mäletan 486 esimese sündiga sai hakatud niimoodi vaikselt kätt harjutama ja põhjasid tegema kodus lihtsalt õppimise eesmärgil oma lõbuks. Ja tegelikult ma olen nagu sahtlisse teinud kogu aeg, et selles mõttes, et väga enamus asjad neist ongi nagu sahtlisse jäänud, et mul on olnud alati oma väikene kodustuudio, mida ma olen vaikselt edasi arendanud ja asju sinna juurde ostnud ja update inud ja siis põhimõtteliselt plaadi juurde, jah, mul on sinna aastate vahele juhtunud igasugused asju, kus mul kõva ketas kustus terve plaadi materjaliga ära, ilmselt sinna mul läks üks plaat raisku ja nii edasi. Aga eks ma olen nagu, mul mingid demosid asju on ikkagi nagu kogunenud sinna sahtlisse ja 2009. aasta siis sügisel, see oli üle-eelmise aasta lõpus, siis Vahur Valgmaa, kes on ilmselt päris tuntud kui Nexuse produtsent omal ajal ja väga palju igast muid Rolf Juniori asju teinud, produtseerinud ja nii edasi. Tema sattus, ma ei tea, mis asjaolud on minu juurde kodustuudiosse ja ma lasin talle mingid oma demosid ja põhjasid ja siis ta mõtles natukene ja ütles, et Koit, et ma arvan, et me peame plaadi tegema. Ja siis me tegime esimese loo valmis, mis oli Kaugele siit ja mis sai nagu üleöö sellise tohutu nagu populaarseks ja sai siis selle nagu tuules tuli nagu terve ülejäänud plaat, et siis oli nagu pilt selge, et ma tundus kohe, et selline võiks see plaat kõlada ja selline see plaat võiks olla ja nüüd põhimõtteliselt meil olid isegi mõned lood, mis me jätsime plaadi pealt pärast välja, tundus, et kas nad ei olnud piisavalt tugevad enam või ei sobinud selle stiiliga või nii edasi. Et ma teadsin ainult ühte asja, et ma tahaks, et seda enam, et nii palju aastaid on mööda läinud, et ma tahaksin, et see plaat oleks hästi värske, moodne, selline võib-olla mõnes mõttes ootamatu, et keegi võib-olla Koit Toomelt päris sellist plaati ei oodanud. Ja ma arvan, et see oli mõnes mõttes ka see edu võti, et teha nagu asja niimoodi värskelt. Ja nagu näha, läks see otse 10-sse, seepärast, et tõesti numbrid räägivad enda eest, aga korraks tagasi minnes algusesse, kas sa oma seda esimest sünti ostes mõtlesid ka, et sa kunagi oled seal, kus sa praegu oled või unistasid või ei mõelnud seda olla nii? Ei, ma nii kaugel ette, ma ei ole kunagi eriti mingi pikkade plaanide tegija olnud, et ma olen enam-vähem päev korraga või kuu korraga, et kõik on nagu, eks mina hakkasin samamoodi seda tegelikult fännlusest ja nii-öelda nagu armastus muusika vastu seda asja tegema ja ma tegin ju aastaid lihtsalt oma lõbuks
mingisugused põhjasid ja proovisin mingeid lääne lugusid maha võtta ja järgi teha ja mingeid biite asju teha. Selles mõttes see oli kõik, ega ma ei mõelnud kordagi seda, et ma ei osanud ette kaimata, kuidas mu elu võib nagu minna ja kujuneda, et see on lahe, et niimoodi kõik läinud. Okei, aga milline on sinu lemmiklugu sellelt Kaugele siit albumit? On sul seal üks lemmiklugu ka või on sul? Nojah, et tegelikult kaks lugu, mis ma ilmselt tõstaksin ikkagi selle plaadi pealt välja on Kaugele siit kindlasti, mis oli esimene singel, millest kõik nagu alguse sai. Ja teine oli siis Mälestused, mis ma tegelikult oli kohe pilt selge, et kui me jaanuar, veebruar, märts eelmine aasta tegime 3 kuud, nii ööd kui päevad stuudios, põhimõtteliselt me stuudiost välja ei tulnudki. Et sai hommikuti 8:30 teinekord salvestatud ja miksitud ja siis oli mul kohe selge, et see Mälestused on selline eriline lugu, et see on midagi, et see, kui ma nüüd natukene ikkagi muusikast jagan midagi, et siis ilmselt see lugu võiks nagu olla. Okei, aga kuulame siis korraks seda lugu ja tuleme kohe tagasi. Andre Raadio 103,2 MHz Raplamaal ja Kesk-Eestis. Soovikas on meil käimas ja Koit Toome on endiselt stuudios. Jutt jäi ennem pooleli ja tahtsin küsida Koidu käest ka seda, et kuidas Eurovisioon tema elu mõjutas. Sa olid ju 98. aastal Inglismaal Eestit Eurovisioonil esindamas, et kuidas see kogemus, mis see sulle andis? Nojah, tol ajal ma olin nagu väga noor ja roheline lehek, et ma olin alles vaevalt 3 aastat üldse sellega tegelenud ja minu kogu kogemus piirdus Code One'i esinemistega ja tegelikult kui siin mõned tegelased on juba siin lapsest saadik laulnud ja mingist ETV koorides olnud ja saanud mingit esinemiskogemust ja lavakogemust, siis ma olin ikkagi väga selline veel selline noor ja roheline, et minu jaoks oli see muidugi paras selline šokk või ma ei oska öelda, et see oli ikka, ma olen alati mõelnud, et kui tagantjärele võib-olla üks asi, mida ma oleks muutnud, oleks see, et ma kindlasti ei olnud tollel ajal artistina veel valmis nii suurele lavale minema, et see kõik toimus nagu minu jaoks natukene liiga äkki, liiga ruttu, et eks see oli paras närvide mäng ja ühesõnaga mul on hea meel, et ma selle Merelapsed laulsin, sest et see on üks lugu, mida ma olen siiamaani mu kontserditel esitan vahel aga jah, Eurovisioon on pärast seda, see oli korralik, ütleme nii, et ma olen alati lohutanud, et mis siit Tapose nagu teeb ainult tugevamaks ja karastab, et pärast seda enam Linnahalli laval nii hirmus enam esineda ei olnud, et kõik on nagu millekski hea. Okei, aga meil ongi täna veel siia hiljem stuudiosse tulemas ka üks selline mees, kes alles proovib Eurovisioonile pääseda, et pole küll päris eestlane, aga esindab Eestit Elma ja Neesa, et mis sa temale nagu nõuandeks võiksid kaasa anda või mis sa arvad üldse, mis Eurovisioonist saanud on praegu 2011 aastal võrreldes sellega, mis ta oli siis, kui sina sinna läksid? No tegelikult selle 13 aasta jooksul on väga palju kõik tegelikult muutunud ja täna on olukord hoopis teine. Näiteks kui mina käisin, siis see oli viimane aasta, kui kõik osavõtjad riigid pidid laule esitama enda maakeeles näiteks ja nii edasi. Tänapäeval on kõik, nüüd on inglise keeles ja reeglid on palju vabamad. Tollel ajal oli Eurovisioon oli, ma ei tea, kas nüüd päris võrdväärne olümpiaga, see oli tõeline selline üritus, mida ikka lehed kajastasid ööd ja päevad ja nädalast nädalasse ja kuusse. Tänapäeval on Eurovisioonis saanud lihtsalt üks selline lauluvõistlus, võib-olla ilmselt ta ei ole enam nii, võib-olla, ilmselt teda vaadatakse ikkagi, aga tänapäeval on ta on lihtsalt üks selline lauluvõistlus, aga tänapäeval, mis ma ikka oskan soovitada, ma loodan, et tal on, ma ei tea täpselt, mis koosseisu, kui ta seal laval on, aga peas, et on lahe punt ja tänapäeval ei ole jällegi enam orkestrid samuti, tollel ajal oli kõik suur orkester oli taga ja dirigent ja nii edasi, et asjad sellest ajast on palju asju muutunud, aga peas, et on lahe punt ja tehakse nagu mõnuga asja, et siis ega midagi tuld. Okei, ja see kumab meil siin intervjuudest läbi üldse kõik, kes meil siin stuudios on käinud, peaaegu kõik on öelnud, et asja tuleb teha sellepärast, et sa seda armastad lihtsalt ja küll tuleb siis ka kõik muu kätte, et küsiks, mida sa soovitad noortele, kes tegelevad laulmise või muusika loomisega ja soovivad jõuda sama kaugele nagu sina? Ma soovitan, et ei maksa püssi põõsasse visata, et kui ikkagi asi meeldib, siis tasub tegeleda asjaga ja kas või oma lõbuks ja areneda ja ma ei tea, võtta mingid tunde kas või
mingit kitarritunde või klaveritunde või laulutunde või mida iganes. Tänapäeval on asi nii lihtsaks läinud, et ei ole enam vaja suuri stuudioid, kalleid stuudioid, palju raha maksta selleks, et laule salvestada. Kui on kodus arvuti olemas ja mingi MIDI keyboard näiteks, on võimalik tegelikult täiesti normaalsel tasemel tegelikult muusikat teha juba ja demosid teha. Tänapäeval on tegelikult kõik võimalused, superstaari saated, igasugused talendiotsingud, asjad. Et kui ikkagi inimesel eeldusi on ja huvi asja vastu, siis on nagu kõik väljundid ja võimalused olemas, ma arvan, et kuhugi jõuda. Ja kõige tähtsam on ikka see, et asi meeldib, et asja tehakse ikka fun'i pärast ja see kõik muu tuleb sinna juurde pärast. Okei, ja siis küsime sihukest asja, et kas sa praegusel ajal ka veel enne esinemisi, kas sul on veel mingi väike närv ka sees või teed sa juba nii selles mõttes külma kõhuga seda, et tead, oleneb üritusest, et ma teen väga nagu erinevaid asju, et just siin oli viimane asi, kus ma ei mäleta, minu viimati nii närvis olin. Meil oli aasta lõpus Nokia kontserdisaalis oli Eesti kullaproovi suur gaalakontsert, kus ma pidin laulma selliseid laule, mida ma polnud elus kuulnud ka enne. Ma 5 ööd päeva õppisin sõnu pähe ja õppisin laule ja ütleme, siis ma olin küll päris pobistasin, aga kõik õnneks sojus, et on aastatega tulnud see omadus, et suudad ennast nagu kokku võtta ja mobiliseerida, kui vaja on, aga kui ma mingi oma bändiga esinen, siis on ikka, see on nii nagu sisse töötatud asi, et siis on pigem see fun ja pigem on see, et kõik toimiks ja tehnika alt ei veaks ja kõik oleks okei, aga kui siuksed eriprojektid on, siis on küll ja ma mäletan tantsusaated oli tohutult närvitsesin ja nii edasi, et sellised asjad, kus sa ei ole nagu päris omas elemendis, teed mingit siukest enda jaoks midagi uut, et siis ikka tõmbab närvi sisse. Üksjuures minu suureks üllatuseks ma olen olnud koos laval selliste vanameistritega nagu Ivo Linna, Anne Veski ja nii edasi ja uskuge või mitte, isegi nemad pobistavad. Nii et see ei kao päris kunagi ei kao ära. Jah, see ongi ilmselt vajalik tegelikult, et nii-öelda elusana tunda ennast, aga kuidas sa suhtud sellesse, et kollane meedia, ütleme, sinu vastu nii palju huvi tunneb, et kas sa nagu pigem võtad seda võimalusega orbiidil püsida või on see ikkagi tüütus tegelikult? No kuskilt maalt on ta ikka tüütu, et ma olen, sellega tuleb õppida lihtsalt ja leppida ja sellega lihtsalt elada, et see käib minu elukutse juurde. Muidugi ma vahel mõtlen, et samamoodi, et ütleme pool vähemalt, mis kirjutatakse, on puhas mull ja sulepeast välja imetud värk, et vahel mõtlen, et lauljad on Eestis ja muusikuid nii palju, et võiks vahepealgi teistest kirjutada, aga ma ei tea, miks nad minust nii palju kirjutavad, et viimane Õhtulehe esikaane jutt oli niimoodi, et ma enam konkreetsemalt ei ole võimalik ära öelda, mõtlesin, et ma sõidan autoga, mul on kiire, ma ei tea sellest midagi, nägemist ja sellest tehti ikkagi esikaane lugu, nii et vahet ei ole, mida sa neile ütled, et nad kirjutavad, kui nad tahavad, siis kirjutavad ikka mingi loo valmis. Ja see näitab ilmselt seda, et sa meeldid inimestele lihtsalt, et aga milline on üldse, kas on vahet ka artist Koit Toome ja nii-öelda inimene Koit Toome, kui sa oled oma, et kas sa siis, ütleme, kas sa pead väga elama sisse sellesse artisti rolli või? Ei, üldiselt ei pea tegelikult, et ma arvan, ma mingit kedagi teist ei näitle ja ma olen suhteliselt siuke kahe jalaga maa peal tüüp, et minu võib-olla omadus on see, et kui ma tööd teen näiteks, siis ma alati nagu, ütleme, ma oma tööd võtan nagu väga tõsiselt, et mul on selline nõuan nagu teistelt professionaalsust ja asja ja kui asjad ei toimi ja mingi täielik kaos ja asjad, siis ma võin ka teinekord väga käima ennast tõmmata, aga samas inimesena lava taga ja ma arvan lava peal, et ma arvan, et see on ikka enam-vähem see sama tüüp, et ei ole nii, et päriselt lähed lavale ja siis tõmbad mingi maski, et hakkad mingit teist inimest mängima. Okei, ja viimane küsimus ka, mida sa üldse soovid, saab midagi head soovida meie kuulajatele 2011. aastaks, et noored kõik on juba aru saanud kindlasti, et selleks, et sama kaugele jõuda, kui sina tuleb palju tööd teha ja endaga vaeva näha, aga mida sa lihtsalt inimestele tahad soovida midagi head? No ma soovin, mis ma soovin, ma arvan, et ma loodan, et 2011 aasta tuleb veel parem kui 2010, mitte endale, vaid ma mõtlen kõigile eestlastele ja noortele ja ma usun, et elu läheb Eestis aina paremaks, nii et soovin kõikidele head ja jõudu ja jaksu ja võib-olla siis juba kohtame mõnel kontserdil aastal 2011. Selge, aitäh sulle tulemast, Koit, kindlasti Eesti rahvas soovib sulle kõike seda sama vastu, et suur aitäh sulle ja kõike head! Aitäh!